Tantsumees, milline poos oleks kõige parem? Oleneb mis jaoks. Vahakujuks. Juba jälle. Meie muuseumis peab olema vahakuju. No aga Londonis meist tehti juba ju. Ainult ühes eksemplaris. Tellime juurde. Nad ei tee, nende jaoks on tähtis, et oleks unikaalne, see määrab ka hinna. Ja kui nad teeks, me jõuaks selle ära osta. Meil on raha ju. On küll. Aga siin on ka poliitiline külg. Rahvas ei saaks meist aru, kui me kulutaksime nii palju raha vahakujude peale. Endal on hotell välja ehitamata. Võt sellepärast ma arvasingi, et telliks mõned meie Eesti tegijad. See tuleks odavam. Ja esialgu võib-olla telliks ainult minust. See tuleks veel odavam. Pärast telliks meist juurde. Ja, pärast vaataks võib-olla teist ei tellikski. No mis sa tahtsid? Ma mõtlesin, et otsustaks selle hotelli nime ära juba. Rahvas otsustab. Rahvas esitab oma ettepanekud. Üleeile oli tähtaeg. Jah, oli või? Oli. No peab vaatama, maahärra juurde tulevad kõik kirjad. Sellepärast, et ma paneks meie kabaree ansamblile ka nime, aga kui hotellil ei ole nime, siis ma... No hüva. Kui täna kirju enam ei tule, siis otsustame ära. No aga miks te magada ei saanud siis äkki nüüd? No visake minema see kuradi padi siis omal. Juurde tahate? No ma toon teile padja juurde, milles küsimus. Kas see number teil oli? Kas sa saaksid korraks tulla? Jälle? No, see on, hoiaksid paaril silma peal. Mul saiad nii kaua küpsevad. Kuule mees tead, ma hakkan võitlema. Ma mõtlen sulle, ma teen selle kuradi ametiühingu ära. See on viimane kord. Ja, siin peavad olema mingid kuradi normid. Ja küll, me teeme... Kui palju üks inimene jõuab? Me teeme need normid ära, see on tõesti viimane kord. Mis see number oli? Kas täna kirju tuli? Eile juba ei tulnud enam sul kirju. Väga hea, siis teeme kokkuvõtte ära. Täna? Ja, täna saab meie hotell nime. Kuule, see paar üldse töötab siin või? Ja, ta on ilmselt sekundiks kuskile läinud. Kuule, mis see paarimiku see ja see kelner on ühes isikus teil siin või? Ja tegelikult on ta meie toitlustusdirektor. Nii, palun, mis soov on? Majestitil ei ole aega, ta ei saa. Palun. Me võtaksime alguses ühed väikesed napsid. Aga mida? Mina joon ainult mahla. Me võtame 2 viski. Ei, ma tõesti, ma ei joo. Pane 2. Ta tõesti ei joo. Mina olen oma normi elus juba ära joonud. Sa olid alkohoolik või mis? Ei, ma olin lihtsalt sõltuvuses. Järelikult alkohoolik. Ole hea, pane ära. Lihtsalt sõltuvuses. No, hea küll. Sinu terviseks. Asi millest, tead? Meil tuleb nüüd seal tsirkuses, tead, uus programm välja. Ja meil tuleb Marleenega nüüd uus number. Eks ole? Marleene on minu karu, no. Ja üliandekas. Näitleja igatoll. Aga tahab, et temaga kõvasti tööd tehakse, eks ole. Aga kus sa saad? Meie baas asub, tead, linna ühes otsas, eks ole, ja ise elame teises otsas. Nüüd ma mõtlesin, et tead, et võiks selle ta natukene lähemale tuua. Niimoodi lähemale? No ma mõtlesin, et võiks, no ikka päris ligidale. Karu? Ta on täiesti taltsas, ma ütlen. Täiesti. Hull, mitte mingil juhul. Karu. Ei. Te saite must valesti aru lihtsalt. Mina muudan teie käe kaunimaks. Seda ma tahtsin öelda. Palun usaldage minu kogemust. Tähendab, mina tahtsin öelda niimoodi, et mida kaunima naise käe ma töösse võtan. Et mida täiuslikum ta looduse meistriteosena juba on, seda raskem on minul teda veel kaunimaks muuta. Vot seda ma tahtsin öelda. Aga vist vaadake nagu õnnestus või? No kas meeldib? Meeldib.
aga mul on hirm. No, mida te kardate? Ma ei tea, minuga ei ole varem midagi sellist juhtunud. No ükskord ometi see pidi teiega ometi ükskord juhtuma ju. Jah, ja nüüd ma väga vabandan oma väljenduse pärast, aga jalg? Kuidas? Tähendab, meil on kompleksteenus. Kes tellivad endale maniküüri, nendele teeme ka pediküüri. Kuidas? Ja vastupidi. Aga te varem ei öelnud. No tavaliselt intelligentsemale publikule me niisugust asja ei ütlegi. Nii et see on nii enesest mõistetav, et... Mis ma siis nüüd pean tegema? Ma kardan, et teie peate nüüd sukakese jalast ära võtma. Tähendab, jalakese sukast ma tahtsin öelda. Oodake, lubage ma aitan. Kogunemine suures saalis. Kogunemine suures saalis. Kogunemine suures saalis. Kas kõik on kohal? Majesteeti ma ei näe. Teda ei ole lihtsalt. No võib arvata, et teda ei ole. Igatahes kvoorum on. Ja kuna ma tean, et meil kõigil on kiire, eriti siin kõnelejal, teate mehed, ma pean teile üles tunnistama, et meie muuseumi loomine on olnud raskem, kui ma arvasin. Sellepärast ma pole viimasel nädalal pühendanud niivõrd üldjuhtimisele, kui just meie mineviku taasavastamisele, meie juurtele. Ja ma ütlen teile ausalt, kust me tuleme, huvitab mind palju rohkem kui see, kus me oleme ja kuhu me läheme. Samas on nime leidmine muidugi hotellile väga tähtis asi, kuna rahvas on oma otsuse teinud ja meil on väga palju kirju saabunud. Äkki tuleb veel kirju? Täna ei saabunud ühtegi kirja. Nii et aeg on küps. Ma palun vaikust, ma palun tugevamat meest mul appi. Motsine, palun. Mis Meri sulle rääkis? Kes? See naine, kellega sa rääkisid. Ops. See jaa, me rääkisime lihtsalt ilmast. Muud ei rääkinud midagi? Ei, sinust ei rääkinud. Ma küsin niisama, eks ole. Enne ka olete rääkinud, jah? Oleme. Kirju on tulnud väga palju. Ma hoiatan, rahva fantaasia on piiramatu. Meile võivad tulla igasugused nimed. Aga lepime ühes asjas kokku, et see nimi, mida esineb kõige rohkem, selle me võtame vastu vaidlematult. Kas kõik on nõus? Millist küsimus? Edasi ära raiska aega. Ja kuna me tahame hääli võimalikult täpsemalt lugeda, siis ma palun endale appi akadeemilisemad härrad. Magister. Magister. Mis? Kas kõik on magistri poolt, jah? Millest küsimus? Palun siia. Palun siia, hea küll. Ja teiseks võib olla majesteet. Ei, minul käed on mustad ja ma pean minema alla ja niikuinii ma pean ära käima. Aga keda sa enda asemel soovitad? Mina ei tea. Ega meil kedagi täpsemat ei ole. Marssa soovitab kedagi? Ma mõtlesin, et kui keegi ei taha, siis ma ise võib-olla. Kas keegi on vastu?
Milles küsimus? Ei ole. Keegi on poolt? Ei ole. Kuna suhtumine Marssali kandidatuuri on erapooletu. Ükskõikne on, noh. Kuna suhtumine Marssalisse on neutraalne, siis ma palun, tule siia. Nii, ja kuna sündmus on ajalooline, siis ma tahan, et seda jäädvustatakse. Ma ostsin meie muuseumile natukene teaduslikku aparatuuri. Hea küll, Milord, sa oskad ikka seda kasutada? Muidugi, ma olen ju see kultuurne inimene. Sa ära võta ainult mind, võta selle sündmusko laiemalt, eks ole? Nii. Võta mind ka. Tähelepanu. Võtame ümbrikud lahti ja postkaarte võib kohe sorteerima hakata. Monsenjöör, vaadake, näete. Tehke endale kõik kindlad virnad. Üks nimi virn, teine nimi virn, kolmas nimi virn. Kuradi kirgu tsirkust. Ma räägin, las need vahivad, kel midagi teha ei ole. Kurat, ma pean 3 päeva tegema tead maniküüri. Ma pean harjutama nüüd, kükita seal, eks ole. Kuule, mul reengel kõrbeb. Kuule, aga miks sa üldse ise küpsetad? Saab ju tellida. Tellida? Mis, kui sul on niisugused ahjud, minu käest tellitakse. Oot, mis sa küpsetad välja ka veel? Aga muidugi, palju siis hotellis ikka ostetakse. Ikka linnarahvale ka, sai ja sepikut. Ja läheb küll. Nagu soe sai. Vaat sellepärast sa ei jõuagi mitte midagi. Oot, mis asja ei jõua? Kuidas ei jõua? No jah, mõnikord, kui ei jõua, siis maaera aitab. Tegelikult sinul ei olegi mitte midagi teha. Sina ei pea niimoodi tundide kaupa nunna masseerima, et see sööma tuleks. Näljane nunn tuleb sulle ise lauda. Tule. No võt. Kurat. Katsu sa niimoodi rääkida, et nunn sulle pediküüri tuleks. Ei tule, kurat. Mina ei sunni teid mitte millekski, vastupidi. Ma saan aru küll niimoodi, et usaldades oma katmata jala, teenindaja meelevalda, te olete juba astunud niikuinii teatud üle oma olulise piiri. Need võib-olla tõesti siis. Meie ei laki teie küüsi täna. Mis tegelikult ausalt öeldes on iseenesestki tegelikult, küllalt suurepärased teil. Lakime järgmine kord lihtsalt. Eks ole? Aga lubage üks hetk. Ma vajutan korraks siia. Tunnete midagi? Ei tunne mitte midagi, jah, ei tunne. Kui ma siia vajutan, tunnete midagi? Ei tunne mitte midagi. Aga nüüd, kui ma vajutan siia. Aha! Näete, eks ole, tunnete? On midagi, mitte igapäevast. Üks hetk. Tea, ma vist hakkan nüüd minema. Oot. Aga kui ma siia vajutan, näete, tunnete midagi? On. Aha, vaat see on õige koht. Vaat see on täiesti õige koht. Näete? Aha. Ma nüüd küll lähen. Oot, ma vajutan uuesti ühe korra. No näete, Öelge, millal te meile jälle tulete? Tähendab, ma tahtsin öelda seda, millal te tulete meile jälle protseduuri. Seda ei saa ma teile öelda, ma ei tea. Me läheme siit niipea, kui meie klooster valmis on. Millal ta teil siis valmis on? Ei julgegi nagu lubada. Tähtaeg on kogu aeg edasi lükatud. No aga öelge umbes siis, mis on siis nagu ülehomme või on see nädala pärast või on see 6 aja pärast või? Ma loodan, et sellel sajandil. Enne aastatuhande lõppu, sest siis on ka maailma lõpp. Nii, et siis nagu umbes, et viimne päev või? Jaa. Seda on meile näidatud. Ja hiljemalt sellel päeval me tahame oma kloostris olla. Sest siis tema leiab meid kiiremini üles. Kes leiab? Huvitav, et niivõrd vähe on eri variante. Jaa, põhimõtteliselt ainult 2 varianti, M-hotell ja hotell M. Medus! Mehed, ärge seda hunnikut ka unustage. Tead, mis selle hunnikuga on meil üldse, nagu ta meil on? Kahju, et sellist masinat ei ole siis, kui mina veel tantsisin. Kas see oleks viimases šerita ka või? Tead, see oleks kõik peale võtnud. Oota, kuule. Ei! Tõesti, viimane kord. Ei! Mõtlen ei! No kuule!
Medus. Nii, julgeolek. Ma tahan ka, et mul kurat oleks julge olla. Mis sul viga on? Ja ma ei taha, et mul keegi kurat sabas kogu aeg söögib, kurat karjub appi. Kes karjus appi? Kurat, mul on kõrini sellest, ma ütlen, ma teen praegu ära selle asja, selle ametiühingu. Mis asja? Ametiühingu, tuled ka või? Direktorite ametiühingu. Ja üks direktoritel ei või olla või? No, ma ei tea, direktoritel on nagu muud asjad kõik. Autod ja sekretärid ja... Sekretäri ma võtan omale ka. Siis te enam mind ei kamanda. Kuule, tõesti, ainult pooleks tunniks aita laudade pealt ära viia. Teiega suhtleb edaspidi minu sekretär. Tööhõive küsimustes eriti. Sekretär. Sekretär. Mis see tähendab? Võib-olla see ongi meie kõigi tulevik. M-hotell, 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 M-hotell. Külamees. Me kordame. Kas ei oleks aeg oma tuppa minna, härral? Ja, me kordame veel. M-hotell, 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 M-hotell. Kõik. Tähelepanu. Hotell M, 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 hotell M. Mahlama. Mis seal toimub? Midagi ei toimu. On häid nimesid ka või? Häid nimesid. M-hotell ja hotell M, need on põhilised. M-hotell oleks hea. No hea küll, aga kas seda oli mõtet siis rahva käest küsida? Rahvaga nõu pidada. Jah, no igasugused muid nimesid oli ka veel. Nikud Mannid ja Melanhoolia ja Moskva ja Meduusi oli hästi palju pakutud. No, see minul oli üks rääkiv pelikan. Tema nimi oli kah Meduus. Nii. Ja seega võib häältulugemiskomisjon teha esialgsed kokkuvõtted. Nimi M-hotell 7414 häält, nimi hotell M ainult 7380 häält. Ja õnnitlen kõiki, rahva tahtel saab meie hotelli nimeks seni mitteametlik M-hotell. Nii. Loeme neid ka. Kuule, neid nüüd ei ole küll vaja, need on ju ilmselt vähe. Miks mõte selle nüüd enam oleks? Ma tahan neid lugeda nüüd, noh. Meduus, 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 Meduus. Ei no, te tegite väga õieti, et te mulle helistasite. See on väga õieti. Ma muidugi ei tea, kas ma teid aidata saan, aga igal juhul ma püüan, eks ole. Sellepärast see ongi usaldustelefon. Ja te võite rääkida kõigest, mida soovite. Absoluutselt kõigest. Rääkige. Oot. Mis küüned? Mis küüned?
kui tema mind kutsus, siis tema rääkis väga ilusaid sõnu. Ja mina läksin temaga kaasa. Ja siis tema lakkis minu küüned ära, sellepärast, et temal on tõesti väga messine keel. Aga nüüd mina ikkagi tunnen, et tema mind pettis. Sellepärast, et loodus on andnud ju minu küüntele loomuliku värvi, eks ole. Aga mina olen selle nüüd maha salanud. Kuulge inimene, see ei ole ju mingi probleem. Lakitud küüned ongi tugevamad, noh. Hoiategi paremini taevaservast kinni. Jaa, oi kurat, vabandust. Oleks mul teie probleemid. Ai kurat, ma räägin sulle, ma räägin teile, tead tõelist probleemi, eks ole. Kui on, eks ole, meeskond, on meeskonna töö, tead, kujutad sa ette praegu, eks ole, meeskond ja meeskonna töö, kõik veavad nagu ühte vankrit, eks ole, ja ühed kurat hakkavad viilima siis, noh. Mis mõistu jutt. Ma räägin, meil nii ongi praegu, mina siin üksi raban, noh. Mis miks? Mis miks? Seepärast, et meil on siuke kuradi juht, noh. Miks? Miks, tead? Jah, rääkige edasi. Medus. Kõik. Medus, 100 häält. Täpselt. Ikkagi väga populaarne nimi. Täpselt 100. Mis näitab eriti, et sa eksisid pisut. Mis mina? Kui sa arvasid, et rahvas saadab meile igasugu nimesid ja sa 100 korda ei kordu neist ükski. Ära aja! Ja kui sa saadad siia iseenda 100 meduusi, siis arvad, et sellest aitab, aga näed, ei aita. Sest meie rahvakujutlusvõime on põhjamaiselt nii vaos hoitud, et seda sa lihtsalt ei osanud ette näha. Mis seal toimub? Marss, olen jälle midagi valesti lülitanud. No kuule, ma ütlen, kui meil oleks õige mees eesotsas, siis ei saaks juhtuda, et teine mees tööga nii ära tahaks. Aga öelge, kas teie ei taha, kui teil on nii suur mure, et meie saaksime kokku? Mismoodi kokku? Minul oleks teid palju kergem trööstada, kui mina näeksin teie silmi ja kuulaksin teie südant. Kuule, mul ei ole aega teada, aega sulle siin silmi ega südant näidata. Mul on tarvis see kuradi markii ükskord korralikult ära vormistada, eks ole. Muud probleemi, minul pole midagi praegu. Mina arvan, et kui meie kokku saame, siis meie leiame ka tema vastu rohtu.